lumevärv mu silmades on kustunud, kuid taevast keeleb lund. On kogu külm, on kogu kuum, on kogu kuum. Kuna riigihaldusminister härra Arto Aas ei saanud täna siia tulla, aga seda enam mul on suur rõõm ja ka kohustus anda üle siis nii mastivimplid kui ka ministri poolt allkirjastatud tänukirjad. Helle-Mai Ruusmaa ja Tõnis Ivask. Palju jõudu jaksu. Paberid on need peremehed. Lehte ja Uino sild, Haanja vald. Paberid vannan härra kätte. Jõudu. Ma ikka alati küsin, et kumb peatöö ettevõtja on? Reet ja Villu Vaaks, Lasva vald. Peremehed annan palju jõudu paberid. Nii, aga Edu, kumb teil peatöö ettevõtja on? Naiste, ikka abikaasa on ja annaks siis seekord mastivimpi abikaasale. Korteriühistu Ants, Lasva vald. Kuna korteriühistu on eriprojektide raames ja nemad kandideerisid vabariiklikul konkursil. Seekord küll nominendiks ei osutunud, aga see on väga kena korter. Aga Edu, ja siis peab korteriühistus ka üksmeel olema. On. Mikk Kooser, Meremäe. Ja siin on tegemist ühe tööstusobjektiga, kus peremees on korrastanud nõukogudeaegse hoone ja hea korrastatud, väga kena. Maarja Kallas ja Veiko Eomõis, Rõuge vald. Palju jõudu edu. Aga Edu. Ergo ja Külli Kreevald. Aga siin on lapsed Liisi ja Jois Kristjan. Ja Sõmerpalu vald. Nii, väga tubli. Palju jõudu edu. Nii, aga jõudu siis. Ma saan aru, et siin on tegemist nüüd tõsiste assistentidega. Eve ja Lauri Ventsel, Urvaste vald. Edu. Tubli Eve. No jõudu, teil on ilus kodu, seda ma olen näinud. Urmas Kivirand, Karstu vallast. Jõudu edu. Ja jõudu. On seda aega ka. Enno ja Helbe Murde. Vasselina vald, jah. Sa täiendamine, ma unustan. Sul on käes. Jah, esindajad, jah. Esindajad, Kaja ja Raigo. Jah. Edu jõudu. Väga tubli. Tamara ja Peedu Raudvassar, Vasselina vald. No nii, lähen küll. Keegi on olemas. No. Peremeest ei ole, siis olen ema. Esindatus on olemas, see on kõige tähtsam. Jõudu, väga tubli. Panna selle teie jätta. Ja jõudu ja nautige ka. Merike ja Vaito Heinsoo, Võru linn. Väga tubli. Tänan. Palju jõudu edu, ma annan Vaito selle. No nii. Jah, mina annan siit, aga edu ja nautige. Me peame veel palju tööd teha. Peate palju. Ega aed ei saagi kunagi valmis. Sigrit ja Taimar Timmi, Võru vald. Ja nii, väga tubli. Palju jõudu ja edu. Nii, ja edu. Vaatad sulle.
kaunistus veel siis juurde. No jõudu! mittetulundusühing Lõuna-Eesti erihooldusteenuste keskus, Võru vald. Nii, aga jõudu teile siis. Väga tublid. Mis sa ütlesid? Antsa valla kauniskodu 2015 aasta talude kategoorias. Väga tublid talurajajad Helle-Mai Ruusmaa ja Tõnis Ivask. Nad läksid ka maakondlikusse, said korra käia. Ja saab uuesti. Kõva talu. No nii ta on ju, paraku. Nii, aga edu. Eramute kategooria. Koidupill, Helen Pill ja Urmas Kera. No nii, naabrinaine, peaaegu. Aga edu, ma annan tänukirja sulle. Aga edu ja siis vimpel ka. Ja preemia aia eripärase kujunduse eest Reti ja Kalle Samarüütel. No suured tänud siis, kes teil too peatöövõtja on siis? Arva ise. Ma tean, ma arvan. Ma annan selle sulle siis. No jõudu. Kui ma paluksin natukene teil oma kodu iseloomustada sõnadega, siis mida selle kohta öelda? Eks ta ole üldse meie kogu pere kodu. Et me ei tee seal kindlasti midagi üksi, et meil on tegelikult väga suur tugi ja meeskond enda ümber, kellega me siis nagu igapäevaselt läbi käime. On see kodu ilusaks tegemine suur vaev ja töö? Ma arvan, et seda ei märkagi ise, mida sa iga päev teed, et lõpuks, kui sa nüüd saad aru, et oled nagu suure töö ära teinud, et igapäevaselt, kui teed, ei saa seda arugi. See pigem on su endale meeldib seal liigutada ja paigutada ja teha seda tööd. Peremees ütleb ka võib-olla mõne sõna juurde. Kes siis selles peasüüdlane on, et nüüd selline tiitel tuli? Ega see ikka on see abikaasa poolt ikka ja minu tööks jääb ikka see raskem töö, see kivide vedu ja see on minu ja mulla vedu ja noh, eks ta ole jah, ühine töö, ega siis lapsed on ikka nädalavahetusel meil abis ja nii me siis üheskoos teeme seda tööd. Õed-vennad ka veel. Ja õed-vennad ja ega siis see on küllaltki mahukas töö, ega see ei ole nii, et ma võtan see kätte vigla või selle rehakese, et see nüüd on sul tehtud, aga see, ma kujutan ette, et kui ma hommikul on muru niitma, siis ma niidan teda kuskil 12 tundi. Et ega ei jõuagi ära, et ma arvestasin kokku 22 liitrit, et mul bensiini ühe korraga. Et kõik murusad haljastamine ja ütleme see kõik trimmerdamine ja see võtab ikka aega ja see on ikka tohutu mahukas töö ikka. Ja kulukas töö. Iga nädal peab seda tegema. Sama tee ja vahest niidad ikka teisipidi, et see rutemine läheb. Huvitavam oleks. Ja huvitavam oleks ja eks see õunapoaed ja see marjapõõsaste vahel, see niitmine, see on ikka väga peen töö. Ja see abikaasa käib ja vaatab, kas sa ei ole ära trimmerdanud seda ilupõõsast ja seda lille ja nii, et... Ja igat põõsast pead mõtlema, kuhu paned, sellepärast, et pärast niitmisel sul ette ja noh, tulikas ka seal ümber tiirutada selle põõsa. Olite esmakordselt sellisel konkursil või varem ka proovinud? Me olime 2011, oli vallavalitsus meid esimest korda sinna nagu esitanud. Vabariikliku, jah. Jah, ja see aasta ja nüüd 2015 siis teist korda. Nüüd vist me võitsime. Ja me üldse seda, meil ei olnud tähtis võitvaid osavõtt ja ma tõesti tänan vallavalitsust, kes on tõesti siuke konkurss on Võrumaal olemas, et nad tõesti aktiivselt sellest osa võtavad. Ja meie vallast oli väga palju kandidaate sinna. Kodu korras hoidmine või aia korras hoidmine, et see ongi päris selline igapäevane töö, eks ole? See on just
usku eluviis, meie jaoks on kodu väga tähtis. Kui me ka kodust ära lähme, siis me ei jäta kunagi kodu üksinda, alati me toome koduhoidjad ja meil on teada, meil kõik meie, kes me koos oleme, me teame, mis on vaja teha, me ei pea kellelegi midagi ütlema, kõik teavad, et kuidas, kas millal lilli on vaja kasta või millal on marju vaja korjata või kõik teevad seda ühiselt. Jõekäärus maas on käterätik. Veest vaatab vastu limonaani pudelikork. Vesi teeb vikerkaari, kui sa läbi lainete astud. Päikese prillide taha jääb kinni su unine pilk.